romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates reisime Ungarisse ja meiega on seal mõnda aega elanud Lea Greinen, tervist! Tere! Mis seob sind Ungariga? Kuidas teie üksteist leidsite? No see on tegelikult väga pikk jutt ja ma seal oma raamatus Minu Ungari, mis just välja tuli, kirjutan ka sellest pikemalt, aga lühidalt kokkuvõttes siis juba lapseeas ma hakkasin huvi tundma selle keele vastu. See oli siuke nõukaaeg ja ka eriti kuskile reisida polnud lootustki, aga meil näidati siis Ungari filme telekas ja siis me käisime tädipojaga otsimas siis ajaleheputkadest sellist piltide, ilusate värviliste piltidega spordi ajakirja nagu Képes Sport. Ja ega rohkem mul selle Ungariga lapsepõlves kontakte polnudki, aga siis kui ma ülikoolis hakkasin ungari keelt õppima, siis ma läksin sinna mitmetele õppereisidele ja see maa võlus mind nagu täiesti hea kliima, toredad, sõbralikud inimesed ja kui sa juba oskad natuke rääkida ka ja muidugi esimene šokk, mis me kõik saime seal oli see, kui odav oli vein seal riigis, et tudengitena me olime ikka suht vaesed, aga kui sa lähed restorani ja seal on joogivesi, pudelivesi on kallim kui vein, et sellist olukorda on nagu väga raske isegi ette kujutada, see oli hea vein, see polnud ikka mingisugune suvaline vein. Ja siis pärast muidugi, kui ma hakkasin juba paremini rääkima, ma hakkasin ungari kirjandust lugema ja ungari muusikat kuulama ja see oli kuidagi selline tore ja sümpaatne riik. Praegu seda kahjuks enam öelda ei saa, et see soveti minevik võib-olla ka, mis oli meil nagu suhteliselt sarnane, kuigi Ungari oli ju alati omaette riik ja meie olime Nõukogude Liidu koosseisus nagu okupeeritud. Aga ikkagi nendel on ka siis need soveti aja mälestused ja Nõukogude sõjavägi oli seal sees ja kõik. Aga siis kuidagi Eesti läks Ungarist nagu arengus ette. Ja. No sa ütlesid ka, et kas Ungari oli varem tore riik, aga nüüd mitte nii väga midagi taolist või see mõte oli. Mis seal Ungaris siis toimub? Eks me kõik loeme lehest, et Viktor Orbán, kes on siis peaminister, et millega ta jälle seal hakkama on saanud ja see on natuke nagu raske ette kujutada, et seda demokraatiat jääb seal nagu järjest vähemaks ja poliitikud siis täidavad oma taskuid riigi rahaga, hullutavad ja lollitavad rahvast ja Ungari nihkub nagu üha lähemale sellele Venemaale ja neil on siis väga head suhted ka seal Orbánil ja Putinil on omavahel väga head suhted ja need on juba mitukümmend aastat kestnud ka, et ei ole seal juttu siis enam sellisest euroopalikust demokraatlikust riigist, vaid seal igasuguseid vähemusi ahistatakse, surutakse alla inimeste isikuvabadust ja nüüd siis sellel suvel peaks siis Budapest Pride tähistama 30. aastapäeva, aga ei ole siis veel päris selge ka, kas see toimub või ei toimu. Ja selle pärast siis on ka näiteks väga paljud minu tuttavad on sealt riigist ära kolinud, eriti noored inimesed, kes ei talu siis seda poliitilist olukorda, kes ei ole nõus sellega ja lähevad siis mujale maailma laiali elama. Ungarlasi tegelikult elabki juba ajaloolistel põhjustel ka päris palju maailmas, et pärast esimest maailmasõda Trianoni rahulepinguga lõigati siis suured territooriumid Ungari küljest ära ja juba siis jäi siis 5 miljonit ungarlast jäi siis piiride taha elama ja nende järeltulijad siis siiamaani seal Rumeenias, Slovakkias, veel siin seal Austrias ja Serbias ja Horvaatias siis elavad seal piiriäärsetel aladel ja eks nendel on ka seal väga raske olnud, et see Ungari eluolu ongi nagu ta on, aga et tänapäeva need poliitilised tuuled on kuidagi väga, väga imelikud ja tulevad väga valest suunast nagu minu jaoks vähemalt siis. Need ungarlased, kes sinna jäänud on, kes pole otsustanud välismaale minna, mida nemad arvavad kogu sellest poliitilisest olukorrast, et natuke nagu nihkub sinna Venemaa poole, mitte Euroopa Liidu poole? Nojah, et see Orbán on ju teinud ka selliseid mitmeid Euroopa Liidu vastaseid avaldusi
ja et eks see paneb muretsema ja ka minu tuttavad, kes sinna veel jäänud on, nad siis et mis me ikka teeme, lähme võtame klaasi veini kuskil ja hakkame kiruma ja siis see kirumine ja siis ma küsin, aga et miks te midagi ei tee, et et me ei saa midagi teha, siin pole midagi teha. Aga kes on siis need inimesed, kes seda Orbanit valivad kogu aeg, et seal on olnud ka siis need välisvaatlejaid valimiste ajal ja on ju kindlaks tehtud, et valimispettust ei ole toimunud, et kõik need hääled on siis olnud täiesti kehtivad, et siis on mitmeid põhjusi, miks muidugi valitakse teda ja need, kes on Orbani tiiva all, nendel on siis parem elu ka, et jällegi ma oma selles raamatus Minu Ungari, seal ma pikemalt siis kirjutan ka sellest, et miks siis inimesed valivad. Aga jah, et kahjuks see on nii, et tänapäeval teeb see natuke murelikuks, aga ma enda jaoks, minu kas küsitakse ka, et miks sa ikka lähed sinna veel ja nii edasi. Ma olen selle enda jaoks niimoodi lahendanud selle probleemi, et ma mõtlen alati oma sõpradele ja mõtlen sellele, et kui Eesti oli okupeeritud, näiteks Nõukogude Liidu poolt, väga paljud ka välis-Eesti ringkondades ju öeldi, et need on kõik ajupestud, nad on kommunistid, et me ei tohi nendega sidet hoida. Ja tegelikult see ju ei olnud nii ja ma lähen sinna oma sõprade pärast, ma tõstan nende tuju sellega, et ma kohale lähen sinna, aitan neil kiruda natuke ja et sõbrad jäävad ja poliitikud tulevad ja lähevad, et see ongi, ma loodan, et see on nii, et varsti tulevad uued tuuled ja uued inimesed ja eks kõik asjad muutuvad siin elus. On siis Ungaris nüüd niimoodi, et on must ja valge, et on üks pool ja teine pool, et sellist halli ala, et ma olen nagu mõlemat poolt või mul tegelikult vahet ei ole, et sellise maailma või vaatega inimesi ei ole, et sa peadki olema nagu ühel poolel. No seal ongi see, et mis see teine pool on, et nüüd viimasel ajal on ilmunud siis sinna üks uus nagu poliitika-areenile siis selline Orbanile võib-olla natuke nagu sellise tugevam vastane, kes tegelikult ise ka kuulus kunagi Fideszisse, Peeter Magyar, aga enne seda oli see vastaspool nagu suht killustatud ja väga palju oli just seda halli ala, mida sa siin mainisid, et inimestel on täiesti suva, et nad on nii väsinud sellest poliitikast. Nad ei usu ausasse poliitikasse ja ausatesse poliitikutesse ja nad ei taha enam sellega tegeleda, nad on veendunud, et kui nüüd Orban läheb, tuleb keegi järgmine, kes käitub täpselt samamoodi ja et nagu mingit vahet ei ole tegelikult, kes seal eesotsas on, et see on natuke kurb, et mina olen alati mõelnud, et Eesti on väike ja armas ja mobiilne ja et me olemegi see riik, et iga inimene on, nagu moodustab ühe väikse osakese meie riigist ja et mina tunnen sidet oma riigiga ja väga kurb, kui inimesed ei tunne seda. Ungarlastest rääkides veel, et ohvrimentaliteet ja selline halvasti tundmine on kuidagi nendele tavapärane. Mida see endast kujutab? No see on jah selline naljakas asi, et mind alati nagu šokeeris või alguses šokeeris, pärast ma harjusin natuke nagu ära sellega, et meie oleme nii väikesed ja meil ei ole sugulasrahvaid siin ja me oleme nii tühised ja ajalugu on meile nii palju liiga teinud ja selline nagu enesehaletsus või ma ei tea, et kõik on nii kohutav ja et ikka Jumal ei ole meie peale halastanud, et kas või see sama Ungari hümn, et need hümni sõnad on ka kuidagi siuke suur nutulaul ja samas jällegi see väga palju pöördutakse tagasi minevikku ja ungarlastel on muidugi ka see selline peen ja uhke oma riik ja eestlastele riik on üsna õhuke või mitte õhuke, kuidas nüüd öelda, väga vähe eksisteerinud veel, kui ajaloo mastaapis nagu vaadata mingeid pika ajalooga vanu riike, et siis Ungari on kuningriik juba aastast 1000 ja meil ei ole midagi nagu vastu panna sinna. Aga siis on olnud paremaid ja halvemaid aegu ja Ungaris on olnud 1,5 ajandit Türgi okupatsioon ja siis tulid Habsburgid, Austria ülemvõim ja nii edasi, aga et üldiselt nad nagu arvavad oma ajaloost, et see on üks suur kannatuste rada ja ükski rahvas ei ole kuskil maailmas nii palju kannatanud kui nemad, et see on natuke nagu ebaadekvaatne. Ja eestlastel on minu meelest nagu sellist elutervet optimismi rohkem kui ungarlastel. Aga samas ungarlased on ju väga toredad, väga temperamentsed, väga kirglikud, väga uhked.
ja nad mulle õudselt meeldivad, aga lihtsalt jah, vahel lööb see neil välja selline rahvuslik enesehaletsus või ma ei teagi, kuidas selle kohta öelda. Ja ma loodan, et ajaloos toimuvad pöörded ja asi läheb ikka paremuse poole, et mis seal ikka muud teha, kui loota. Kuule, nad peavad ju ennast väikerahvaks, mis on ka veider ju, sellepärast, et ei ole ju väikerahvas. Ei ole, ja need on ikka, Ungaris elab üle 10 miljoni inimese ja tegelikult seal piiride taga veel mitu miljonit ja üle maailma laiali. Et nad ei ole jah väikerahvas, aga et kuidagi nad jah arvavad endast, et nad nagu natuke pisendavad enda silmis iseend, et meie jaoks on ikka soome-ugri rahvastest on ungarlased kõige suurem ja 1/3 siis, kellel on oma riik, et need ülejäänud vaesed väiksed soome-ugri rahvad seal, eriti need, kes elavad Venemaal, et nende olukord on ikka väga nutune, et ungarlastel justkui ei olekski nagu millegi üle kurta, aga eks ikka leiab, kui otsida. Mis tööd sa seal Ungaris tegid üldse? Ma olin Budapesti ülikoolis, Budapesti Laurent Ötvöse nimelises teadusülikoolis, olin eesti keele ja kultuuri lektor. Ja sinna tööle minnes sa puutusid kohe kokku kurikuulsa Ungari bürokraatiaga, mis siis juhtus? Ei sellest bürokraatiast jah, ma ka oma raamatus räägin hästi pikalt, see on terve suur omaette peatükk kohe, aga et jah, igasuguseid pabereid tuleb täita ja meil Eestis on õnneks ikka see suht bürokraatia vaene tänapäeval see olukord ja on alati olnud tegelikult ja üha inimsõbralikumaks läheb olukord Eestis. Ungaris toimuvad muutused nagu väga vaevaliselt ja et seal on jah, et seal on palju sellist paberimäärimist ja ametnike uksepakkude kulutamist ja pikas järjekorra seismist veel siiamaani, et neil on veel nagu pikk tee käia, enne kui nad Eesti juurde välja jõuavad, kui nad üldse jõuavad kunagi. Sa pidid sinna tööle minnes, ülikooli tööle minnes ühe tõendi esitama. Ja räägi seda lugu mulle. Või meile, kuulajatele ka. Ja, et see arstitõend, et seal pidi olema üks lause, et on kõlbulik oma ametikohuseid täitma. Ja mina siis läksin Eestis, enne Ungarisse sõitu, läksin oma perearsti juurde, ütlesin, et mul on sellist tõendit vaja. Ta kirjutas selle tähtsa tõendi valmis, pikalt laialt seal selgitades, et ma ei põe ühtegi psüühilist, füüsilist ega nakkushaigust ega midagi muud, et kuulmine, nägemine on olemas, kõik jalad, käed ka otsas ja nii edasi. Et pikalt laialt igatahes oli seal seletatud, et mul ei ole midagi viga, et ma võin küll Ungaris töötada, aga vaat see üks lause, see imelause oli sealt puudu ja kui ma siis selle uhke tõendiga lasin ta veel ungari keelde tõlkida kõik ja kui ma selle uhke tõendiga siis ilmusin sinna töökohta, siis selgus, et sellest tõendist ei ole mingit abi, sest see võlulause on sealt puudu ja siis ma pidin sinna kohaliku töötervishoiuarsti juurde minema Budapestis, ka seisma pikas järjekorras jällegi ja siis sain selle uhke templiga paberi ja selle lause ja templiga paberi kätte ja see oli siis see, mida siis oli vaja selleks, et Budapestis ametlikult hakata tööluba taotlema. Ma kujutan ette, et kuna praegu on Euroopa Liit, et siis on see oli enne Euroopa Liitu natuke aega, et siis praegu peaks see natuke kergem olema, aga ma ei usu ka jälle, et oluliselt. Et ma arvan, et see bürokraatia ikkagi riigiaparaat ja kõik need ametnikud seal, et see ikkagi nii ruttu veel ei muutu see olukord, et ma kardan, et see on nii. No Budapesti kohta ma lugesin sinu raamatus Minu Ungari, et seal on koos klantspilt ja koerasitt, glamuur ja kõnts. No mis linn see Budapest siis on? Budapest, nagu kõik suured linnad, on siis kontrastide linn, et Viiniga võrreldes jah, et kui Austria poolt tulla. Ma kunagi käisin ühel turismireisil, kus siis mina olin Ungari giid ja minu kolleeg oli Austria giid. Ja me läksime kõigepealt Austriasse, seal oli imekaunid, lummavad vaated, väiksed lossikesed, mäed, kenad pargid, uhked linnad, kõik Viini tänavad on nii puhtad, et lausa ime on ju. Ja siis, kui me tulime üle Ungari piiri, siis ja ma nagu tundsin kogu aeg, et ma nagu väsin ära sellest ilust. Et vaatad, paremale on väga ilus, vaatad, vasakule on veel ilusam, aga kuidagi see väsitab lõpuks. Ja siis, kui me Ungarisse jõudsime, esimesed mingid paneelrajoonid seal nõukaajal ehitatud või mingid külaservad, kus siis väikesed paljad
mustas lapsed kuskil tolmuses mängivad ja kõik need igasugused pisikesed veini, punase ninaga veini vanameeste siuksed külakõrtsid ja kõik see, ma tundsin, et et see on nüüd see, mis nagu tasakaalustas selle ilu, et midagi koledat või sellist nagu tavalist või natuke argisemat peab ka olema, et kogu aeg ei saa ilus olla. Aga Austrias mul oli kogu aeg tunne, et kogu aeg on kohutavalt ilus. Tegelikult ega seal Budapestis ei ole ka midagi viga, sest kui näiteks turistina sinna minnes on meeletult ilus linn. Seal on kaunid lummavad vaated Donaule, kenad ehitised ja ka päris palju seda kenadust, aga samas on seal nagu väga suured kontrastid ja näiteks ka seal on palju kodutuid, juba siuke sovetiaja jäänuk, kui need sovetiaegseid tehaseid hakati kinni panema ja tööstus kõik kokku kukkus pärast idabloki lagunemist, sest Ungari kaubad ei olnud lääne turul konkurentsivõimelised ja kõige toredam või mitte kõige toredam, aga kõige selgem näide või meie eestlasele võib-olla arusaadavam näide on see Ikaruse bussitehas, mis siis pidi oma, küll Scania ostis ära ja siis hakkasid seal midagi tegema, aga ikkagi nad ei vedanud nagu välja. Et neid tooteid ei olnud nagu kellelgi vaja läänemaailmas ja idablokist ei olnud enam ostjaid. Kas riik nende sotsiaalteemadega siis ei tegele, et need kodutuid seal tõesti nii palju on ja nii pikalt juba? Jah, ikka tegeleb, aga eks ole raske teema ka ja väga paljudes kodutute ööbimiskohtades on ju raudsed reeglid, et ei tohi olla alkoholijoobes ja narkotsi ei tohi teha ja nii ja naa, et eks siis mõni ei lähegi sinna. Ma mäletan, meil oli ka nagu seal kohas, kus me esimesel aastal elasime, siis seal Alma tunnelis elas üks kodutu mees ja juba naabrid teadsid teda kõik seal kohalikest majadest, toodi talle suppi sinna ja inimesed tervitasid teda ja rääkisid temaga juttu. Et ta oli nagu üks osa sellest kohalikust kogukonnast, et inimesed on seal palju kuidagi lahkemad ja võib-olla see tuleb katoliiklusest, et nagu kergemini antakse almuseid ja hoolitsetakse oma ligimeste eest rohkem, et eestlane vaataks nagu raudselt kõrvale, kui keegi tema käest midagi küsib või palub. Või ma ei tea ka tegelikult. Et seal jah, neid kodutuid on veel siiamaani päris palju ja neid võib näha seal. Aga muidugi jällegi, kui sa oled seal turistina, et siis sa lähed ainult nendesse ilusatesse kohtadesse ja seal neid ei ole nagu nii palju. Sa enne seda salvestust mainisid mulle sellist sõna nagu kerjusturism ja mina kuulsin seda esimest korda sellist sõna. Räägi, mis asi on kerjusturism ja kuidas see Budapestiga seotud on? Võt jällegi ma ei oska, nagu mul ei ole mingit tõestust. Ära hakka mulle seda rääkima, et pole tõestus. Kes hakkab kontrollima? Võib-olla oli, võib-olla ei olnud. Et huvitav lugu igal juhul, mida ma tahaksin, et sa jagaksid meie kuulajatega. Siis, kui ma esimesi kordi Budapesti sattusin, siis oli hästi palju tänavanurkadel kerjuseid, tõesti nagu iga nurga peal 10 tükki ja siis kohalikud rääkisid, et need ei ole üldse ungarlased, et need on toodud siia siis nendest vaesematest naaberriikidest ja see kerjusturism näeb siis välja selline, et nad siis kuskil aetakse bussi kokku, öeldakse, et nii, me viime teid nüüd 8 nädalaks Ungarisse, et passid korjatakse ära inimeste käest, kui nad on Ungarisse tulnud ja siis nad kerjavad seal ja siis pärast tagasi minnes nad peavad siis mingi osa sellest teenitud rahast andma siis selleks, et oma passi tagasi saada ja koju jälle saada. Ja eriti siis palju teenivad need, kellel on kas väikesed lapsed näiteks üles või nii. Seda ma kuulsin ka, et üks asi on see kerjusturism, aga teine asi on imikute rent, et näiteks ka sellised narko või alkoveaga või sellise pahega noored emad siis rentisid nendele kerjustele oma väikseid lapsi välja, et nad saaksid siis lapse üles istuda, siis rahvas andis paremini raha neile. Ja need lapsed alati magasid ja siis keegi ütles ka, et neile antakse mingit sinna piima hulka pannakse mingit diasepaami või mingit mis iganes uinutavat või narkootilist ainet, et siis need lapsed ei karju, nad magavad seal rahulikult ja siis see kerjus saab rahulikult oma tööd teha ja siis osa raha, mis ta on teeninud, annab ta siis sellele noorele emale siis päeva lõpuks, kes siis oma imiku talle välja rentis. Et selline kole asi ka, tänapäeval vast on vähemaks jäänud neid ja nüüd kontrollitakse rohkem ja ma loodan, et seda enam ei ole seal. Budapest koosneb meil Budast ja Pestist ja nad peaksid olema ka täitsa erinevad. Räägi sellest.
ja kunagi nad olidki erinevad 2 linna, jõgi oli nende vahel, Donau jõgi, ja enne kui siis permanentne sild ehitati 1840. aastate lõpus, enne seda tegelikult siis talvel sai üle jää jalutatud ja suvel sai siis paadiga üle või mingi pontoonsild oli seal ajutiselt, aga tegelikult kui oli siis need sügis mingid üleujutused või siis kevadine jääminek, et siis oli aeg, kus üldse üle ei saanudki, võib-olla 6 aega ei saanud üle jõe, lähim sild oli Viinis ja siis väga paljud rikkad inimesed, siis oligi Budalinn ja Pestilinn ja siis nendel rikastel inimestel oli siis maja mõlemas linnas, sest kunagi sa ei võinud ju teada, et kunas midagi jälle juhtub või jää läheb ära näiteks öösel ja hommikul tahad koju minna, aga ei saa enam. Ja siis niimoodi elati. Aga tänapäeval on siis ka nagu ikkagi nende linnade vahe ja inimesed räägivad siiamaani, et Buda ja Pest, et ma elan Pestis, aga ma töötan Budas, et kasutavad nagu nende linnade nimesid ja Buda pool on jah siuke mägisem ja seal on rohkem rohelust ja üürihinnad ja korterihinnad on kallimad ja seal on peenem koht, kus elada ja Pest on siis selline odavam natukene ja seal siis nagu selline tasandikuline ja laiemad tänavad ja tolmusem ja suurem liiklus ja korterihinnad on siis ka selle võrra natuke odavamad, aga muidugi mõlemal pool on hästi ilusaid kohti, et Pestis on ka ilusaid parke ja toredaid kohti ja ilusaid maju ja et ei ole seal Pestil midagi viga, aga jah, et peenem on siis Budas elada. No anna siia lõppu mulle või meile kuulajatele ja mulle paar nõuannet, kuhu võiks Ungaris reisida? No esiteks ma soovitan, et ärge minge Ungarisse kesksuvel, vaid pigem kui on võimalik, siis kuskil kas aprillis, mais või siis võib-olla septembris, et siis ei ole nii palju veel neid turiste ja suvel on eriti rahvarohke on siis see Balatoni piirkond, kus siis ja tõesti seal on siis hotellid ja majutusasutused on seal niimoodi kobaras koos kõik, terve see Balatoni äär on neid täis tegelikult ja see Balatoni järv iseenesest ka võib-olla eestlase maitse järgi päris ei ole, kuna sellist loodust nagu eriti ei ole, et kõik servad on siis kas betoneeritud või kuidagi toestatud seal ja haritud ja kunagi mudaste kallastega ja roostiku kasvanud järv on siis tehtud nagu selliseks kuurortiks. Ja muidugi seal on ka ilusaid kohti ja on mägesid ja mäekülgedel on siis need viinamarja istandused ja väga tore, aga ma arvan jah, et võib-olla eestlase jaoks oleks seal toredam siis, kui seal on natuke vähem rahvast, ehk siis mais või septembris. Põhja-Ungari ja eriti Kirde-Ungari on sellised huvitavad mäed, seal on karstikoopaid ja üks asi, mida ma kindlasti soovitan eestlastele, mida meil ei ole, on need termaalallikad. Et termaalvesi, siukene vulkaaniline soe vesi, mis sealt maa sügavusest tuleb, tal on siis raviomadused ja need termaalallikaid on seal üle Ungari hästi paljudes kohtades ja need on siis hästi toredad, mida siis kindlasti tasub külastada. Suurepärane, aitäh sulle, Lea, selle toreda vestluse eest. Aitäh! Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.